tere, head pidupäeva! Pange siis niimoodi vahelt paika. Ja pange uuesti vahelt. Paigal! Kord! Hei! Vabad, rivitud. Tuleme siia kõrvale paigale. Esimene rivi flööt, klarnetid, sorved. Liputoimkonna tervituseks valve! Tere hommikust kõigile ja ilusat Eesti lipupäeva. Sõna saab Riigikogu esimees Jüri Ratas. Head Eestimaa inimesed siin, kodudes ja üle maailma. Soovin meile kõigile südamest õnne Eesti lipu sünnipäeva puhul. Täna saab meie südametele kõige armsaim sinimustvalge 137-aastaseks. Nende aastate jooksul oleme rahvana näinud nii paremaid kui ka halvemaid aegu. Seejuures on rahvuslipp liitnud meid kokku vankumatus usus, et saame hakkama kõigega, mida üheskoos ja südamest ette võtame. 140 aastat tagasi koondusid selle kauni ja üsna haruldase värvide kombinatsioonis lipu alla haritlased, kes väärtustasid Eesti kultuuri ja soovisid kasvatada meie iseolemist. Septembris 1881 toimunud aastakoosolekul valis nad oma ühenduse Eesti Üliõpilaste Seltsi värvideks sinise,
musta ja valge, mis omavahel kooskõlas Eesti rahva iseloomu ja meie aateid kajastavad. Sest nagu kutsus üles ärkamisaegne suur kuju Jakob Hurt, me peame väikese rahvana saama vaimult suureks. See omanäoline, väärikas ja suur vaim kasvab edasi ka tänapäeval. Sinimustvalge lehvib Eestimaa inimeste elus ja südametes kõrgelt. Me tunneme seda, kui näeme austusega sätitud rahvusvärve rohketes paikades ja erinevatel puhkudel. Meie majadel ja õuedes, meie tähtpäevadel ja võistlustel, meie kodudes ja riietuses, meie toodetel ja loomingus, meie riigis ja maailmas. Sest nii suurem kui väiksem uhkustunne kanda Eestimaa rahva vaimu väärib meie lipu tähistamist. Armsad aastakaaslased, Eestimaa vaim elab edasi, kuni seda kanname ja kuni seda jagame. Üks lihtne viis selleks on anda homsetele otsustajatele võimalus rahvuslipuga seotud traditsioonid omaks võtta. Nagu sellegi Eesti lipupäevale pühendatud pidulikul sündmusel. Niiviisi lehvib sinimustvalge edasi iga inimese, kõigi perede ja terve Eestimaa õnnestumise sümbolina. Ja ikka ja alati hoiab sinine usku ja lootus tulevikku. Must viitab väärikalt meie ajaloo raskustele ja keerukustele ning valge tunnustab püüdeid ise teadva ja enesekindla arengu poole. Väärikat Eesti lipupäeva meile kõigile, jõudu sinimustvalgele, jõudu Eestile! Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Armsad sõbrad, homme, 5. juunil möödub 100 aastat Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esimese kirikupea Jakob Kuke piiskopiks pühitsemisest Tallinna Kaarli kirikus. Vaba Rahva Kiriku esimese piiskopi jaoks valmistati hõbedast ehispeaga karjase sau, mis on tänaseni säilinud. Eripärase kaunistusena piiskopi saual on kasutatud rahvuslikku ristiornamentikat ja sauapea mõlemal küljel on sinimustvalge lipu kujutised. Rahvusvärvide ja lipusümboolika kasutamine piiskopi saual on väga erakordne. See näitab, et 100 eest oli noore Eesti Vaba Rahva Kiriku esimese piiskopi ametisse seadmine sümboolse tähendusega kogu maale ja rahvale. Lipuvärvid piiskopi saual
olid sõnumiks, et Eestimaal on Eesti rahval oma Eesti kirik. Eesti riik ja Eesti kirik on veresugulased. Eesti iseseisva rahvusriigi ja Eesti Vaba Rahvakiriku ühine ajalugu algas 1917. aastal Peterburis, kui 40 000 eestlast marssis rahvuslippude all rahumeelsel meeleavaldusel Peterburi Jaani kiriku eest Tauria paleesse, et nõuda Venemaa ajutiselt valitsuselt Eestile autonoomiat. Eesti iseseisvus saavutati lõpuks vabadussõjas võideldes sellesama sinimustvalge lipu all valatud vere hinnaga. Vabadussõja päevil loodi ka ülemjuhataja Johan Laidoneri käskkirjaga Eesti Kaitseväe vaimulik teenistus. Eesti Luteri kiriku esimeseks piiskopiks valitud Jakob Kukk teenis oma piiskopiks valimise ajal Vabadussõjas 1. diviisi sõjaväe pastorina, tänases tähenduses kaplanina. Noor riik ja noor kirik võitlesid ühiselt külg külje kõrval füüsilise ja vaimuliku sõjavarustusega Eesti rahva kestmise ja meie riigi iseseisvuse eest. Enam kui 100 aasta kestel ei ole kirik ka kõige keerulisematel aegadel, ka nälja ja puuduse päevil loobunud vaimulikult teenimast Eesti rahvast ja ka lakanud palvetamast rahva ja tema juhtide eest ka rahuajal. Pean tunnistama, et tänasel lipupäeval on minu jaoks ka omajagu kurb alatoon. Kirikupeana ei ole ma kindel, kas Eesti riik, mille Kaitsevägi andis Vabadussõja päevil Eesti kirikule tema esimese piiskopi, täna tegevkaplanitest loobudes enam kiriku eestpalveid hinnata oskab. Milliseks kujuneb eestpalvetest tahtlikult loobunud riigi kaitsevõime ja rahva kaitsetahe? Siiralt loodan, et vaenlasega kohtudes ei tõsteta mitte valge, vaid ikka sinimust valge lipp. Kirik jätkab palvetamist. Palvetame jätkuvalt oma maa ja rahvajuhtide Kaitseväe pärast. Jumala õnnistuse jätkumist palun ka täna. Õnnistagu seda lippu, meie maad, meie rahvast, kõige väeline kolmainus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Kõneleb Eesti Lipuseltsi esimees Jüri Trei. Austatud Riigikogu esimees, austatud kindralid, austatud Tallinna linnapea ja armsad aatekaaslased. Kõigepealt palju õnne teile tänase päeva puhul ja ma olen vahel üllatunud, aga täna hommikul ma olin väga üllatunud raadiost, kuigi me andsime ju sellest teada nii Riigikogu pressi kaudu kui oma kanaleid pidi. Raadiotädid ja onud ei teadnud üldse, et lipupäev on, vist olid liiga unised veel. Aga nii nagu Eesti asja aetakse, eks me püüame siis tulevikus ka neid inimesi harida rohkem oma loengutega, oma igapäevase tegevusega, kui me räägime meie ajaloost. Aga tänane päev on selles mõttes huvitav ka, et kui me valmistusime tänaseks lipupäevaks, siis mina olen väga tänulik läbi nende aastate nii Eesti Naislaulu Seltsi, nii Riigikogu kantselei inimestega kui ka Tallinna linnaga. Kui te lähete linna peale, vaadake, aastaid on juba, linn on kaunistatud, trammid, trollid, bussid on lipuehtes. See kõik algas juba 30 aastat tagasi, see traditsioon. Nii et kõigile nendele, kes täna meid aitasid ja just väliseestlased ka, kes paljudega meil oli side ja kes täna on meiega ühises rivis, nad tõstavad Eesti lippu. Ja selle lipu all, nii nagu
137 aastat tagasi Rudolf Kallas, kes õnnistas seda lippu Otepääl ja kelle 170. sünniaastapäeva me paar nädalat tagasi tähistasime. Tartu pöördus meie poole palvega, et me Eesti Lipu Selts toetaks tule ja manöövriga. Me tegime korjanduse, me kutsusime Peterburi Jaani kirik tegi korjanduse, paljud teised Eesti seltsid tegid. Vot nii aetaksegi ühist Eesti asja ja Rudolf Kallas, kes oli nagu Jakob Hurda ja paljude teiste meestega koos meie aatekandja, nende mälestust me peame alati hoidma. Ja nii nagu minevikku on ju see ütlus, et kes ei mäleta minevikku või ei meenuta minevikku, elab tulevikuta. Ja seda ma tahangi täna siin ka öelda, et kui 30 aastat tagasi, ligi 30 aastat tagasi, president Meri ütles, et paraad peab toimuma, orkestrit on vaja. Ma mäletan kindral Eisen, et tuleb sisse kirjutada see kaplani koht stsenaariumisse. Ja ma mõtlen sellele, et me olime paljad kui püksinööbid. Meil oli ainult aade, aga me tegime selle ära. Täna ma tahan samuti öelda, et me peame oma kultuuri, oma inimesi hoidma. Täna, kui me tahame Riigikogu juhatusega koos tänada neid, kes 30 aastat tagasi tegid seda, mida 100 aastat tagasi tegid meie esivanemad. See on 20. augusti klubi, kes on täna siia kutsutud, ja meie eelpost Narva Eesti Selts, kes hoiab eestlust Narvas. Ja praegu ongi meil au, et ma paluksin Riigikogu esimehega siia, et anname üle siis kõigepealt 20. augusti klubi. Me palume siia. Lugupeetud Riigikogu esimees, head kohalolijad. 20. augusti klubi on jätkuvalt tegus ja tegutseb igal rindel. Me teeme augustis ka konverentsi, kus me tahame vaadata, mis toimus 30 aastat tagasi tänase pilgu läbi, sest on tähtis, et me mäletaksime mitte ainult kauget ajalugu, vaid me mäletaksime ka seda, mis toimus 30 aastat tagasi ja kuidas eestlased tollel perioodil suutsid teha niimoodi, et ühegi ohvrita me taastasime oma riigi iseseisvuse. Elagu Eesti! Ja me palume Narva Eesti Seltsi. Tere hommikust kõigile. Mina sõitsin eile Narvast juba ära ja Eestimaa algab Narvast. Narva Eesti Selts tähistab sellel aastal oma 147. aastapäeva. Nii et 3 aasta pärast tulge 150. juubelile ja siis saab sinimustvalge Narvas jälle lehvima. Ja nii nagu meil traditsiooniks, Eesti Lipu Selts tahab täna tänada eraldi veel meie tublisid abilisi
ja nii nagu ma enne mainisin, et minul isiklikult on au olnud 30 aastat koos Kaitseväe orkestriga nii suvel kui talvel koos Riigikogu Kantselei inimestega siin korraldada lipu heiskamist. Ma paluksin Kaitseväe orkestri esindaja siia. Ma loodan, et selle lipu all, nii nagu kunagi Rudolf Kallas ütles, et olgu Eestimaa täis kuradeid, meie lippu nad ei võida. Meie võitlus jätkub. Jõudu ja kunagi anname välja ka raamatu Kaitseväe orkestri tegudest. Ja nüüd ma paluksin siia Heits Valgu. Heits Valk tähistas hiljuti oma suurt juubelit ja nüüd vaatame, mida tal meile öelda on. Kõigepealt on... Nii, armsad sõbrad, kandkem meie armast väikest Eestit oma südames. Eesti vajab seda ja meie ise vajame seda. Ilma Eestita pillutaksid saatuse tuuled meid mööda maailma laiali ja ilma meieta oleks Eesti võõraste tallata. Me oleme ühed ja jääme olema selleks alati. Õnne teile, õnne Eestile! Ja ma paluksin siia veel meie Eesti Lipuseltsi ühe aktiivse liikme Toomas Kork. On ta siin? Aitäh. Toomas oli nüüdki, kui Rudolf Kallase hauaplatsi korrastasime, mis oli küllaltki näotus olukorras Tartu Raadi kalmistul, et Toomas oli esimene, kes ütles, Jüri, paneme seljad kokku, vaatame, palju meil raha on, lapsed söövad paar päeva vähem jäätist, kommi, aga teeme selle haua korda. Haud on korras koos Tartu linnaga. Sellega ma siis tänan kahte naiskoori. Nõmme naised tulid meile täna hommikul appi ja suur tänu orkestrile. Suur tänu kõigile, kes täna hommikul varem tõusid, kohale tulid ja Eesti asja ajasid. Aitäh!
aitäh koorile, aitäh orkestrile, aitäh vahipataljoni kaitseväelastele, Kaitseliidu, Naiskodukaitse, isamaaliste noorteorganisatsioonide ja ühenduste ning koolide liputoimkondadele. Ilusat lipupäeva jätku! Lehvi uhkelt meie rahvuslipp, sinimustvalge. Võõraste poolt vihatud, kurjade poolt kirutud, aga meile endile ikka nii oma ja armas. He is Chinese and I'm Korea, but we think this flag is very nice. Yes. And we know this meaning, the blue and black and valge. Kahtlemata meil on kõige ilusam lipp maailmas. Et sellist värvikombinatsiooni ei ole kellegil ja see lipp on meid aidanud läbi ajaloo ja aitab edasi ka. Hoidkem seda. Ja heisakem alati, kui on riigil mõni tähtis päev või kui on midagi isiklikus elus olulist. Ma arvan, et lipu austamisega on umbes nii nagu selle inglise muru loomisega, et ega seal muud saladust ole, tuleb niita ja rullida, aga niimoodi 400 aastat järjest. Et ma loodan, et Eesti lippu püüdsatakse ka siis, kui lipp saab 400 aastaseks, samamoodi. Täna, kui sa siin oled, et kuidas on tunne, et ma tuletan sulle meelde, siin sammas oli 1.–2. aprill 1988 Eesti loomeliitude pleenum ja sul tuleb ehk meelde ja lisa juurde, kui Rattus, Sirbi ja Vasara peatoimetaja, kutsus meid välja, siis kolleegiumi liikmed, sina olid ka ja Jaan Rääts, et mehed, et kas te mulle kuivikuid tulete tooma, sest tegelikult käsk oli, et loomeliitude pleenumi materjale ei tohi avaldada ja Sirbi ja Vasara tiraaž tõusis sealt 450 000 pealt 95 000 peale. Isegi need välismaalased, väliseestlased lugesid seda lehte, kuigi ta oli Sirp ja Vasar. Ja miks ei, sai selle mängu juures oldud ja tuleb kiita oma Vestholmi klassi, mitte koolivenda Ilmar Rattust selle julguse eest, sest ta vaene mees sai ju nii hirmsasti kompartei käest nahutada, et ta sai kas infarkti või insuldi lõpuks ja sellest ta enam tõeliselt ei paranenudki, nii et siin on, kui räägiti, et me ilma ohvriteta saavutasime vabaduse, siis Ilmar oli üks neist, keda võib ohvriks nimetada. Ja teine, täna hommikulgi, et kuna meile hommikuti kostub see, et sinu kõnes see fraas, et ükskord me Pika Härmani torni sinimustvalge lippu heiskame niikuinii, oli see nii? No täpselt nii ei olnud, aga sinnapoole nii, et loe kodus tekst uuesti üle, siis jääb sõnade järjestus paremini meelde. Aga nii sai öeldud ja nii see asi läks ja hea on seista siin vaba kodumaa pinnal ja oma vabade kaaskodanike kõrval. Ja Trivimiga koos, et ma ei jõudnud öelda, et Trivimit autastasime möödunud aastal selle töö eest, sest teie kaks olitegi, kes seal neid hüüdlauseid, mis iga päev raadios kõlavad, nüüd lastakse. Kas sul nüüd, kui sul see kodus on seal laua peal, ma arvan, et sul tuleb meelde see kõik? No need asjad on niivõrd erakordsed meie kõigi elus, et need ei lähe kunagi meelest ära. Sest see oli erakordne aeg ja peab tänama saatust, et ta meie põlvkonna valis selle töö tegijaks.